See oli Iisraeli ajaloo kõige pimedam päev. Hamasi terrorirünnak ja massiline röövimine 7. oktoobril. Sel nädalal avalikustati 2-aastane sõltumatu uurimine. See keskendus massimõrva ajal ja Hamasi terrorivangistuses hoitud pantvangide vastu toime pandud seksuaal- ja soopõhistele kuritegudele. Tsiviilkomisjoni aruanne Hamasi poolt naiste ja laste vastu toime pandud kuritegudest väidab, et järgmine etapp ei seisne enam ainult kuritegude dokumenteerimises, vaid ka selles, kuidas süüdlasi saab kohtu alla anda ja vastutusele võtta. Lisateabe saamiseks tervitame komisjoni juhti, Iisraeli preemia laureaati ja rahvusvahelise õiguse eksperti Dr. Kocham El-Kayam Levi, kes liitub meiega nüüd Modiinist. Doktor, aitäh teile teie aja eest. Hamasi jõhkruse ja julmuse ulatus 7. oktoobril on nii raske mõista. Suur osa sellest filmiti muidugi terroristide endi poolt. Teie uurimine kirjeldab õudusi, mis toimusid nii massimõrva ajal kui ka terrorivangistuses. Alustuseks rääkige meile tõendite kogumisest, tunnistustest ja sellest, kuidas kogu see uurimine läbi viidi. Kõigepealt tere õhtust ja mul on hea meel teiega täna õhtul liituda. Ma tahan midagi selgitada. Aruannet toetab arhiiv, ajalooline sõjakuritegude arhiiv, mille oleme loonud kõige rangemate rahvusvaheliste standardite järgi. Filmitud tunnistused, materjalid, videod, pildid, mida me analüüsisime ükshaaval. Ja aruanne peegeldab seda arhiivi. Iga üksik punkt aruandes on toetatud vastava arhiivi materjaliga. Seega on oluline seda rõhutada. Ja aruanne võimaldab meil justkui sammu tagasi astuda ja näha kogu õudust tervikuna. Selles mõttes, et kui sa loed seda, siis see on 300 leheküljeline aruanne. Üle poole sellest on faktipõhine. See tähendab, et umbes 160 lehekülge sisaldab järjest detailsemaid materjale tunnistustest, mida oleme saanud, videode kirjeldusi, piltide kirjeldusi. Ja mingil hetkel saime aru, et meid endidki on kogutud tõendite hulk üle koormanud ning peame sellele otsa vaatama, kaugemale vaatama ja tegema temaatilise analüüsi. Ja me leidsime 13 erinevat seksuaalse väärkohtlemise mustrit, mis viisid meid järeldusele, et see oli strateegia. 7. oktoobri seksuaalne vägivald oli läbimõeldud strateegia ja kahjuks viidi see ellu erakordse julmusega. Kurjus, mida on nii raske mõista ja nii raske uskuda, et on inimesi, kes ikka veel kahtlevad selles, mis juhtus, kui sa räägid kõigist nendest tõenditest. Ja hoolimata sellest, et Hamas filmis neid julmusi, räägid sa sellest, kui üle jõu käiv see kõik on. See pidi ellujäänute jaoks olema veelgi traumeerivam, kui nad pidid oma läbielatud uuesti meenutama ja üksikasju jagama. See näitab, kui vaprad need ellujäänud on ja kui olulised on ka need tunnistused. Ja see on lihtsalt uskumatu, kui räägitakse neist 13 korduvast soopõhise vägivalla mustrist nendes kohtades. Rääkige meile neist süstemaatilistest, laialdastest ja läbivalt toimuvatest rünnakutest. Millest te räägite? Mida see täpselt tähendab? See tähendab, et me suutsime näha mustreid, praktikaid, mis kordusid ikka ja jälle erinevates kohtades. Näiteks, kui te loete selle raporti tunnistusi, kuulete sarnastest asjadest, mis juhtusid väga erinevates kohtades ja jätkusid vangistuses. Ja ma arvan, et üks kõige olulisemaid osi meie jaoks praegu on see, et me tunneme seda. Raport esitab nii tugeva tõendusliku aluse. See, nagu sa oma sissejuhatuses ütlesid, on omamoodi murranguline hetk. See viib meid küsimuselt, kas see juhtus, edasi küsimuseni, millised on tagajärjed. Ja ma tõesti usun, et see loob uue reaalsuse ohvritele, ellujäänutele, endistele pantvangidele, keda jätkuvalt küsitletakse. Ja nüüd on see tööriist. See on neile vahend selle võitluse jätkamiseks. Ja ma arvan, et need, kes seda eitavad, näevad välja kas sotsiaalmeedia trollid või naeruväärsed.
sest professionaalselt ongi nii, on nii. Oleme toonud maailma parimad prokurörid, et aidata meil tõendeid uurida. Tõime parima eksperdi, et kinnitada aruandeid. Nii et ma arvan, et oleme teinud kõik, et luua uus reaalsus. Nii palju tõendeid, nii ulatuslikud tõendeid ja raport järeldab, et need teod kujutavad endast rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegusid, inimsusvastaseid kuritegusid, genotsiidiakte, piinamist ning terrorismiga seotud seksuaalset ja soolist vägivalda. Ja küsimus jääb, kuidas on lood vastutusele võtmisega? Milliseid õiguslikke samme oleks siin reaalselt võimalik astuda? Väga hea küsimus. Ma tahaksin enne vastutusele võtmise selgitamist midagi öelda, sest raportis käsitleme põhjalikult vastutusele võtmist ja selle võimalikke viise. Ma tahaksin selle kohta midagi öelda. Ükski üksik kriminaalmenetlus ei suudaks kunagi peegeldada nende kuritegude ulatust, nii nagu seda teeb see raport. Ja me usume, et on oluline käsitleda seda raportit kui väga olulist ajaloolist dokumenti, kui ajalugu ise, mis talletab nende inimeste hääled, kes seal kohal olid. Samuti on tunnistused selles arhiivis talletatud ja neid saab nüüd mitte ainult tunnustada, vaid neid võib kasutada ka vastutusele võtmiseks. Mida vastutusele võtmine tähendab, kuidas see välja näeb? Me teame, et siin toimub vastutusele võtmine, kuid see toimub ka erinevates riikides nende siseriikliku ja rahvusvahelise jurisdiktsiooni alusel. See võtab erinevates maailma paikades mitmeid erinevaid vorme. Ja me tõesti usume, et see raport hakkab, nagu ma ütlen, justkui oma elu elama. See esitatakse kohtus tõendina ja meie eelmise raportiga juhtus midagi sarnast. Inimesed esitasid meie raporti kohtutele isegi ilma, sellest sai iseenesest tööriist, mida inimesed said kasutada. Ja, nii et see on sellega seotud. Mõned tunnistused käsitlevad terroristide käes vangisolekut ja see kestis kuid ja kuid ja kuid, nagu me teame. Mis jäi sulle silma? Millist tunnistust või lugu saad sa praegu jagada, olgugi et see on raske? Vau! Ma arvan, et meid šokeeris kõige rohkem vangistuses olnud inimeste pikaajalise seksuaalse väärkohtlemise tegelikkus. Ja ma ei usu, et on piisavalt sõnu või juriidilisi määratlusi, et kirjeldada jätkuva põrgu tegelikkust. Et inimesed kogevad igapäevaselt seksuaalset vägivalda, vägistamise ohtu, tunned, et sinu keha ei kuulu sulle endale. Ja üks asi, mida me raportis tsiteerime, on tegelikult endise pantvangi tunnistus, kes ütles, ma ei saanud isegi duši all käia. Tead, sa eeldaksid, et pärast vägistamist saad minna duši alla, aga ma ei saanud isegi duši all käia. Nii et ma arvan, et see kuidagi raport kajastab vaid murdosa sellest, mida ta ütles, aga see lihtsalt jäi meile meelde. Ja ka osa, mis jäi meile meelde, me avasime raporti Ricarda Luki, Shani Luki ema ütlusega ning hetkede kirjeldusega, kui perekond nägi 7. oktoobril, kuidas tema keha lohistati ja viidi Gazasse. Samal ajal, kui rahva hulgad sülitavad tema keha peale ja teda ümbritsevad relvastatud mehed ning tema keha on moondunud, ta on peaaegu alasti. Ja ma arvan, et need olid perekonna jaoks laastavad hetked, kui nad pidid olema sellele kannatusele tunnistajaks. Jah, ma arvan, et see jääb meiega rohkem kui miski muu. Ma kuulen, kui valus on sul sellest isegi rääkida. Ja see on lihtsalt nii kummitav teadmine, et selline kurjus sai just nii aset leida ning kui oluline on, et see kõik päevavalgele tuleks ja maailm teaks, mis tegelikult juhtus. Räägi meile oma tunnetest just selle kohta. See, et kogu maailm peab teadma ja mõistma neid üksikasju, olgu need kui õõvastavad, graafilised ja kurjad tahes, kui oluline see praegu on. Ma arvan, et see on ülioluline. Ma tahan kõigepealt tunnustada komisjoni meeskonna tööd, kes võtsid endale ülesandeks neid materjale vaadata. Me võtsime endale kohustuse neid materjale ikka ja jälle üle vaadata.
koos kohtuekspertidega neid uurida ning läbi vaadata tohutul hulgal materjale, et leida tõendeid, viiteid seksuaalvägivallale, ohvrite kehade seisundile. Ma tahan öelda, et see oli pidev pingutus, mis oli iga päev raske. Kokku puutuda vägivaldsete materjalidega, selle kaasneva traumaga. Nüüd teie küsimusele vastates tahan öelda, et peame kaasama terrorismieksperte ja riikliku julgeoleku eksperte, et nad tegeleksid nende leidudega. Ei saa olla nii, et ainult kodanikuühiskond ja akadeemiline kogukond loevad seda. See peab olema raport, mida terrorismieksperdid loevad, õpivad ja uurivad. Sest me mõistsime, või vähemalt mina mõistsin alles viimastel päevadel, et me ei saa isegi hakata võitlema millegi vastu, mida me ei tunne. Nii et kui sa jääd teada vaid inimõiguste aktivistidele või kodanikuühiskonnale, siis on see meie kõigi jaoks laastav. See peab saama terrorismi ekspertide tööks. Rahvusliku julgeoleku eksperdid peavad seda lugema, sellest aru saama ja mõistma, et see oli seksuaalne terror kõige hullemal kujul. See on nii oluline sõnum, mida sa praegu jagad ja see näitab, kui keeruline on neid üksikasju avalikkusele arusaadavaks teha ajal, ja seda on nii raske isegi jutuks võtta, kui me räägime julmusest ja alatusest, mis leidis aset 7. oktoobril ja pärast seda. Kuid nagu te ilmselt teate, kui New York Timesi kolumnist Nicholas Kristof avaldab absurdse artikli, milles ta väidab, see on lausa naeruväärne välja öelda, et Iisrael treenib koeri vägistama Palestiina vange. Nii naeruväärne kui see ka pole, kui selline pealkiri levib enne teie 2 aasta pikkuse uurimise täielikku avaldamist. See lihtsalt tähendab, et komisjoni raport ei saa uudistes sellist tähelepanu nagu võiks. Kuidas te sellele vastu astute? Kuidas te sellega toime tulete? Ausalt öeldes oli see New York Timesi artikkel nii naeruväärne kui ka hullumeelne. Seega oli eile, kui me raporti avaldasime, meie jaoks oluline keskenduda ohvritele, keskenduda raporti järeldustele ja jääda truuks oma missioonidele. Me oleme töötanud selle raporti kallal üle 2 aasta, iga detaili, iga sõna, iga tõendi kallal. Seega tahtsime sellele keskenduda ja olla kindlad, et maailm sellest teab. Ja ma võin öelda, et raport on saanud tohutut kajastust üle kogu maailma ja ma tahan sellele ja neile keskenduda. Sul on täiesti õigus. Selles pole kahtlustki. Dr. Kochav El-Kayam Levi, me hindame väga, et te meiega rääkisite. Aitäh teile, ma kuulen teie hääles valu ja jõudu meiega rääkida. Me hindame seda väga. Ja veel kord, ellu jäänute julgus, kes on viimase 2 aasta jooksul teile oma tunnistusi andnud. Täname teid aja eest. Suur tänu, et olite meiega saates. Jälgime, milline on reaktsioon sellele väga olulisele tõendile ja teie raportile. Aitäh, et olite meiega ja tänan ka teie meeskonda.